Vaikuse tuba sündis 2010. aastal soovist leida koolis keset jõulusaginat üks meelerahupaik. Ja see sünnimomendi juures oli siis Kukeko tunnid, käsitöötund minu juures ja kokandustund Kaie juures. Ja meie juures olid siis 9. klassid. Ja ühtäkki me Kaiega tundsime, et see, mis jõuludele justkui on omane, selline vaikuse ja ootuse tunnetamine, et seda ei olnud koolis tunda. Ja me mõtlesime, et siis millised võimalused on nüüd selle vaikuse kogemiseks. Ja leidsime, et me peame leidma ühe klassi, ühe ruumi või ühe toa, kus oleks võimalik lihtsalt vaikselt olla. Ja sinna juurde kohe kujunes ka olukord, et kui meil on ikkagi käsitöö ja kokandustund, et kas me saaks kuidagi tuua need oma kaunid kunstid sinna seda vaikust teenima. Ja esimene vaikuse tuba siis tekkiski ruumi E15, kus siis kokandusgrupp valmistas vaikseid toite ja meie käsitöös siis vormistasime seda, millega me olime juba alustanud, nimelt siis Jaapani reservvärvi kunstis tegime siis tekstiile. Ja huvitaval kombel sündis ka kohe selline väga eriline kingitus, nimelt tühi CD-plaat, mis saatis Vaikuse toa kingitusi väga pikka aega. Vaikuse tuba sai sellest esimesest impulsist kuidagi väga nähtavaks ja väga oodatuks. Nii et me oleme seda nüüd korranud juba üsna mitmeid kordi. Küll oleme otsinud seda vaikust erinevate installatsioonidega, erinevate etendustega, küll suurema müra seest otsinud seda vaikust, et nii mitmeid viise püüdnud leida selleks, et seda vaikust siis kogeda. Vaikuse toa juures on väga eriline see, et see sünnib igal aastal täiesti omanäolisena ja selle sünni juures osalevad siis 9. klassid ja siis meie Kukeko õpetajad. Nii et mõneti on iga aastane Vaikuse tuba siis nii selle aja nägu kui ka selle aja õpilaste nägu. Ja miks üldse sellist vaikust ikkagi võib-olla vaja on? Vaikus on muutumas millekski, mida me peame õppima. Peame õppima seda leidma enese seest. Ja Vaikuse toaga me proovimegi sellele tähelepanu juhtida, et see kõige suurem vaikus ei olegi võib-olla nii saavutatav selliste väliste vahenditega, kuivõrd olulisem on see, et nende väliste vahendite abil võib-olla on lihtsam meil täna jõuda iseenda vaikuseni, mis on piiritu.